Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja mul on täna väga hea meel tervitada saates Aaret. Tere, Aare! Tere, Vaida! Ma tahan sind alguseks südamest tänada selle raadiosaate eest Piibel kaanest kaaneni, mida sa oled teinud väga pikka aega. Kui pikka aega sa oled seda saadet juba salvestanud? 6 aastat läks selle peale, et terve Piibel läbi saada. Läks aega küll palju. Tõesti, ja ma arvan, et raadiokuulajatele su hääl on kindlasti väga-väga tuttav. Ja issand ütles, kes tahaks ahvatleda Ahabet Iisraeli kuningat, et ta läheks ja langeks Gileadi raamatisse. See on nüüd tekst, mis on pandud siia teise ajaraamatusse kirja juba hiljem. Võib-olla vähem inimesi on sind näinud, aga kindlasti ka on paljud väga sinuga kohtunud. Sa oled kirikuõpetaja Rannamõisa ELK kirikus. Ma arvan, et see saade on väga-väga paljusid inimesi puudutanud. Enne kui me sinu perest räägime, Ulekena räägi, kuidas sa selle saateni jõudsid? Tegelikult võiks öelda, et ma olen selle saatega alustanud juba kuskil, kui ma päris noor kristlane olin. Piibel pakkus huvi ja hakkasin lugema ja päevikut pidama nende leidude üle, mis seal olid. Ja siis on vahepeal hulk aega läinud ja olen hoopis teisi asju teinud, aga ikkagi kogu aeg usus olnud. Ja siis millalgi ELK missioonikeskusest Leevi Reinaru tegi selle ettepaneku ja esitas küsimuse, kas ma oleks nõus seda saadet tõlkima. See ei ole ju minu saade, see on minu tõlgitud ja kohandatud saade. Ja ma ise mõistan seda nõnda, et Jumal vaatas, et et sulle selline asi meeldib, teeme siis korralikult seda asja. Ja kes tahab võib-olla selle saamisloost ja üldse sinu jõudmisest raadiopastoriks rohkem teada saada, siis TV7 arhiivis on saadaval aastast 2014 selline saade kui Aare Kimmel, raadiopastor. Et me siit väga sügavuti teemasid enam selles saates ei kajasta, nii et otsige see saade ülesse ja te saate sealt väga palju huvitavat informatsiooni Aare kohta ja tema teenimise kohta. Aga ole hea, räägime sinu perekonnast. Ja mul on abikaasa Ella ja tütar Küllike ja poeg Toivo. Siin on ka nende perepilt teil. Jah, siin me rõõmsasti koos oleme. Ma ei mäleta täpselt, millisest aastast see pilt võiks olla, aga igatahes me sobime hästi. Ja iga teeniva mehe taga on üks teeniv abikaasa. On küll. Ja minu abikaasa igatahes sobib minuga hästi ka vaimulikus mõttes, kui me kas või koos kuskil palvetame kellegi eest või koos midagi teeme, siis tema tihtipeale täiendab seda, mis minul võib-olla ütlemata jäi või Jumal jagab oma tunnetust nii, kuidas parajasti tarvis on. Ja selles suhtes mul on põhjust abikaasaga väga rahul olla. Ja siinkohal tõesti aitäh sinu abikaasale, et ta on sind toetanud ja tervitame kõikide teenijate abikaasasid. See on väga oluline, et meie kõrval on keegi, kes meie eest palvetab, kes meiega koos teenib, nii et aitäh teile kõik, kes te seisate oma abikaasade kõrval, nii mehed kui naised. Ja et abikaasade tugi oleks olemas, et ei oleks üksteise kallal niisugust norimist või ülemääraseid ootusi, vaid mida üks teeb, seda teine toetab. Ja, aitäh tõesti. Sa oled olnud kirikuõpetaja 33 aastat. Jah. Kellena sa oma töökarjääri üldse alustasid, ennem kui sa sinna kirikuõpetaja rolli jõudsid? Ma olen aiandust õppinud Räpina tehnikumis kunagi ja töötanud ka aianduses. Üks vahe olin mõned aastad brigaadir, siis see on Mitšurini nimeline sovhoos seal Räpla ümber. Ja usk vist natuke segas seda tööd, nii et ja ega ma ei ole ise ka väga aktiivne juhi tüüp, et edasi tegin lihtsalt lihttöölisena seda tööd ja traktoristina, nii et maaeluga ja nõukogude aegse eluga olen päris
käsipidi tuttav igatepidi kõike, mis siis üks traktorist tegema peab, traktorit remontima, traktoritega töötama, see on päris tuttav lugu mulle. Ehk juhtivtöötaja sõna otseses mõttes, juhtasid traktorit. Jah, rool käes ja läheb. Aga kuidas sa sealt kirikuõpetaja kutsumusse jõudsid? Kui meid täna noored kuulavad, kes võib-olla ka on erinevatel sekulaarsetel aladel leiba teenimas ja nad tunnevad, et Jumala kutse on nende sees, aga nad ei julge nagu edasi liikuda või nad ei tea, kuidas liikuda. Räägi oma lugu, ole hea, et see võiks mõnda julgustada. No see oleks pikk lugu, mis ei mahuks siia saatesse päris ära, kui sellest üksikasjalikult hakata rääkima. Aga tagantjärele vaadates ma pean ütlema lihtsalt, Jumal on nõnda juhtinud. Ja kõigepealt oli niiviisi, et Rannamõisa eelmine pastor Karl Reinaru ikka kutsus mind sinna Rannamõisa. Aga mina olin seal sovhoosis tööl ja Rannamõisas ma käisin küll juba rida aastaid, üle 10 aasta ilmselt, vaata, et 15 aastat enne, kui ma seal pastoriks sain. Ja tema ikka kutsus mind sinna, aga mina tundsin, et ei, see pole nagu minu rida. Aga siis, et Jumalal on oma teatud ajad ja ta oskab neid asju hästi klapitada, tuli see aeg, kus sovhoosid nii lõppesid, seda mina sel ajal veel ei tajunud, aga takkajärgi vaatan, et Jumal nägi seda juba ette ja valmistas mulle siis selle koha seal. Et siis, kui Reinaru mind kutsus Rannamõisa, siis ma veel ei läinud, aga tuli teatud aeg, kus ma tundsin, et nüüd on õige aeg. Ja tagastati pastoraat kogudusele, mis nõukogude ajal oli rahva käsutusse antud. Ja siis me asusime sinna elama abikaasaga ja lastega. See oli 92. aasta. Ja õigemini 93. aasta, ilmselt 92. mind juba õnnistati seal diakoniks ehk vaimulikuks. Aga 93. aastal me asusime sinna juba elama ja lühidalt öeldes Jumal on neid asju kuidagi nii osavasti liigutanud, et ma leidsin, et ma olen eelmise pastori kohal, kui tema läks pensionile sealt. Hakkasime koos ühe teise vennaga, Edgar Suurväljaga, sõna Jumala teenistusi pidama seal. Kui oli armolavaga teenistus, siis oli mõni õpetaja kuskilt linnast. Suvi otsa läks niiviisi ja seal on veel, et meid kutsuti vahepeal Ingerimaale, kus hakati kirikut üldse taastama ja seal olid koguduse kaastöölisi tarvis, neid koolitati seal. Mina käisin ka ühe noorema vennaga seal koos ja tegin siis seda koolitust. Seal sain juba diakoniks ja siis hakkas oma kogudus ka vaatama, et äkki kõlbab siin ka diakoniks. Ja tulid siis vastavad formaalsused ja eksamid ära teha ja sealt peale leiti, et olen siis selle koguduse diakon, õnnistati mind sinna esimesel advendil 1992, jah, mitte 2000, vaid 1992. Ja kutsuti ühtlasi ka õppima, et kas tahad kirikuõpetajaks saada. Ja huvitav küll seda, et ma kirikuõpetajaks õpin, räägiti sovhoosis juba aastaid varem ja mina naersin selle peale, et egas kõik tõsised usklikud ei pea kohe kirikuõpetajad olema. Aga nii on Jumal juhtinud ja ma tunnen, et ma olen õiges kohas. Mitte, et ma tingimata olen alati kõik õieti teinud ja kõige paremini teinud, aga ma olen seal, kus oli Jumala tahtmine. Et see oleks nüüd lühiversioon sellest loost. Sa juba osaliselt vastasid, aga kas sa oled kunagi kahetsenud ka seda? Ei ole. Ei ole? Ei ole. Sa oled rõõmuga ja sa teinud seda tööd, teenimist ja sa tunned, et täpselt õige koht, Just. mida Jumal kutsus. Jah. Et kergem või raskem, seal ei ole nagu näitaja olnud. Et on aegu ühesuguseid ja teistsuguseid, aga et kahetsust oleks selles suhtes ei. Minu jaoks oled sa erakordne kirikuõpetaja selles mõttes. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss, siis sellel ajal, ütleme siin kuskil 40 aastat tagasi, mina mäletan et kirikute ja konfessioonide vahel olid hästi selged piirid nagu. Luterlased olid luterlased, mina olin evangeeliumi kristlaste baptistide koguduse liidus ja see läbikäimine, see ei olnud väga tihe minu arust. Kuidas sina seda mäletad? Minu ajal oli küll väga tihe. Oli tihe? Ja, et kui me käisime, tollal ju kirikus elada ja palju tegutseda ei saanud, suur osa tegevusest käis tolleaegse õpetaja Karl ja Enla Reinaru kodus
ja seal ei küsinud keegi, et oled sa luterlane või oled sa baptist või kes sa oled. Üheskoos me laulsime, üheskoos me palvetasime, käisime, tegime väljasõite nõukogude ajal erinevaid kogudustesse ja tunnistasime, laulsime seal. Seal olid ansamblid ja koorid ja kõik selline asi. Ja meie suhtumine oli kogu aeg selline, et sina oled Jumala rahvas, tänu Jumalale ja tegutseme koos nii nagu oskame. Et see keskkond juba, mille Reinaru seal lõi, oli selline, kus niisugustel vahedel ma ei mäleta üldse, et sellega mingit probleemi oleks olnud. Täpselt see oligi see, kuhu ma tahtsingi nagu jõuda, et tulite kuidagi väga erandlikud. Selles mõttes võib-olla tõesti jah, aga tänu Jumalale selle eest. Tulite eesminejad täna aastal 2025, me ütleme, et väga madalale on koguduste ja konfessioonide piirid, et me teeme koostööd risti ja rästi ja me teenime koos, et midagi te tegite sellel hetkel õigesti. Need vennad, kellega koos te tegite, tajusite ära midagi, mis täna on tegelikult reaalsuseks Eestis saanud. Jah, võt lugu on ju niiviisi, et me oleme kõik igaüks ise nägu. Sinul on sinu nägu, minul on minu nägu. Lähme olevistesse, igaühel on oma nägu, kes seal kas kantslisse tõuseb või muusikat teeb või nii edasi. Ja nii on tihti peale nende konfessioonide vaheliste eriarvamustega, ütleme siis ka, et üks mõistab ühte asja natuke nii, teine mõistab natuke teistmoodi. No ja mis siis? Kui Jumal on kellelegi niiviisi ilmutanud, nagu tema seda tunneb, on ka võimalik, et keegi eksib kuskil milleski, need asjad on ka täiesti olemas, aga no neid tuleb ka siis käsitleda või nendest üle saada. Ja igatahes niiviisi ongi Jumal ju inimeste elu ja olu planeerinud. Tegelikult sellest me ei pääse kuskile kas või perekonna elus. 2 inimest saavad kokku, hakkavad koos elama, nendelt tuleb teineteisega kohaneda, mitte jääda norima teise kallal, et miks sina täpselt nii ei mõtle või ei tunne, nagu mina tunnen. Nii et see on täiesti üldine põhimõte nii tavalises elus kui vaimulikus elus. Arvestame üksteisega, püüame üksteist mõista, kui vaja, siis üritame korrigeerida ja nii see elu läheb. Need ajad, mida sa mainisid, kus te käisite kodudes koos, kus tõesti ei olnud konfessiooni piire, see oli FOTA ärkamise aeg ju tegelikult. Jah, aga mina elasin sellel Raplamaal ja seal tegutses vennaste kogudus, mis on veel üks minu oluline taust. Ja vennaste kogudus oli Raplas omal ajal päris tugev, aga siis see vist oli 1963, kui Rapla vennaste kogudus palvele kinni pandi. Ja tolleaegne õpetaja Esra Rahula tõi selle töö sellisena, nagu see oli, kirikusse täiega. Ja see tähendas seda, et kirikus olid siis kõigepealt igal pühapäeval tavalised jumalateenistused ja pärast seda veel vendade koosolek. Ja kõike neid ma seal kuulsin ja võtsin nendest osa, anti seal sõna ka teinekord ja see on üks osa, kus ma olen oma nii-öelda vaimulikust kapitalist saanud. Pluss siis vahepeal sai käidud Kohila baptisti koguduses, kus ma käisin mitmeid kordi eestpalvel teatud probleemidega ja kus oli tollal noorte töö. Jaan Puusaag seda juhtis seal, mõned aastad käisin seal, liikmeks sinna ei läinud, aga siis sa olen mingi kapitali jälle sealt saanud ja kui sa oled saanud nõnda mitmest allikast puhast vett juua, siis tunnustadki neid kõiki. See on, minu jaoks on see väga südamelähedane, sest ma arvan, et koostöö, meie ühine koostöö on see, mis viib Eesti uuele ärkamisele. Ma arvan, et selle kaudu Jumal tahab meid viia uuele ärkamisele Eestis. Sa oled nuusutanud seda õhku siis, kui oli FOTA ärkamine Eestis. Küll. Mis aega me täna elame Eestis? No kui me nüüd mõtleme veidigi tagasi sellele samale nõukogude ajale, kus mina olen sündinud ja kasvanud, siis see oli ju aeg, kus usul ei olnud üldse mingit kohta usklikudele kõrvalt vaadata ikka väga imelikult, eriti kui nad nooremad inimesed olid. Hea küll, vanad, need on juba nii-öelda paadunud ja neid ei paranda, aga noor põlvkond pidi ju olema igati haritud ja teadma, et mingit jumalat ei ole olemas, teadus on selle tõestanud ja nii edasi. Selles keskkonnas me kasvasime, aga igasugune vaimulik tegevus oli meil ju üsnagi piiratud ja ida pool veel rohkem piiratud. Aga praegu
on aeg, kus me saame siinsamas televisioonis koos olla, raadiosaateid teha. Usun küll, et see on eriline Jumala armuaeg, mis on meile, eestlastele ja Eestimaale kingitud. Ja meist nüüd oleneb, kuidas me seda võtame. Kas me võtame seda niiviisi, et muidugi igasuguseid aegu on ja mis vahet seal on, eks ole, et elame siis praegu nii, nagu praegu elame. Aga ma kardan küll, et sellega on sama lugu, nagu Jeesus kunagi Jeruusalemma linna pärast nuttis. Sulle on pakutud erilist armu, Jumala enese poeg on su keskel ja sa ei ole seda isegi ära tundnud. Sa ei ole seda kasutanud, sa lähed oma vanu traditsioone pidi edasi, tehes oma seda templiteenistust ja käsuõpetust ja kõike, mis seal oli. Aga aeg tuleb, millal kivi jäi ja kivi peale kõigest sellest ilust ja hiilgusest, mis te siin praegu mulle näitate. Ja ma kardan küll, et Eestimaal on praegu samasugune aeg või arvan, kus Jumal selles mõttes kutsub eriliselt, et kõik võimalused on olemas, mitte miski ei ohusta. Keegi ei ahista sind, keegi ei hirmuta sind kuhugi küüditamisega ja nii edasi. Ja kui me sellest rahvana aru ei saa, siis me oleme ohus tõsiselt, ma usun seda. Kas me kasutame seda aega õigesti praegu? No meie hetkel kasutame. Me oleme siin ja me räägime sellest. Ja kõik need, kes kasutavad neid võimalusi, need teevad õigesti. Nii et tasub kas või kirikusse minna, tasub lugeda, tasub kuulata, tasub uurida. Minu elus oli ka kunagi aeg, kus olin üsna noor teismeline alles, harinud maast madalast lapsest saadik Jumalasse uskuma, see on täiesti normaalne. Aga siis teismelisena, kui inimene peab ise oma osa hakkama avastama ja maailmavaadet kujundama, mul tekkis hetkeks mõte, et ma olen küll harjunud uskuma Jumalasse, aga kas ta päriselt olemas on või ei ole? Kui ma päris aus enda vastu olen, siis ma ei teagi. Aga tegin järelduse, et kui ta on ja mina sellega ei arvesta, siis elus on igasugust asjadega nii, et kui sa tõsiasjadega ei arvesta, siis sa saad kannatada. Libeda peal kas või kukud, kui sa ei arvesta, et libe on. Ja tarvis siis selgusele jõuda, siis ma hakkasin esialgu kirikusse hiilima räpinas. Lapsena oli ikka käidud koos vanematega, aga räpinas siis ma ei tahtnud, et teised näeks, et ma kirikusse lähen. Ma läksin kiriku aeda ja vaatasin puid ja linde ja tegin kiriku ümber tiiru ära ja kui nägin, et tehnikumi kaaslasi parajasti ei näha ei olnud, siis lipsasin kirikusse sisse, kuulasin seda ka. Nii et niisugune minu algus, ühe kirikuõpetaja tee algus. Võib-olla ajab lausa naerma, aga võrdlesin seda, mida siis koolis ateismitunnis räägitakse ja mida kirikuõpetaja rääkis. Kirikuõpetaja rääkis, et need, kes Jumalasse ei usu, väidavad seda ja seda. Kui oleks nii, siis peaks olema sellest järeldused sellised ja sellised asjad. Tegelikult on hoopis vaata kuidas. Ja nii minu usk hakkas kasvama ja kasvas täielikuks veendumuseks. Ja täiesti tõsiselt. Et pool aastat umbes läks selle mõtlemisega. Nii et kui keegi on sellise koha peal, kus ei tea, mida uskuda ja kas iga päriselt ka on ja kellel see õigus on ja kellel ei ole õigus ja nii edasi, võta ja uuri seda asja. Kui sa tahad selgusele jõuda, siis see selgus tuleb. Kes ei ole veel Jumalat leidnud, kas ta võib esitada küsimusi? Jumal, kui sa olemas oled, ilmuta ennast mulle kuidagi. Jaa, ja see oleks väga soovitav. Sest see näitab seda, et hea küll sa ei tea, aga sa tahad teada saada. Ja Jeesus ütles, kes otsib, see leiab. Kuidas täpselt, missuguseid sündmusi või asju Jumal võib selleks kasutada, et sa leiad, väga erinevad lood on need, mida sa mainisid praegu. Neid lugusid on üks jagu, kus inimene on lausa ütelnud Jumalale, et ma tegelikult sinusse ei usu, aga juhul, kui sa peaksid ikkagi olemas olema, siis tee seda või toda või ilmuta ennast mulle. Ja läheb natuke aega ja inimene on usklik. Mõnel on midagi erilist juhtunud, mõnel ei ole juhtunud mitte midagi muud, kui tal on asi selge. Kes otsib, see leiab, ütleb Piibel. Ja sinu elukogemus ütleb, kes on otsinud, see on leidnud. Just. Me rääkisime ennem sinu abikaasast ja teie abielust. Te olete olnud kui pikalt nüüd abielust? Päris pikalt? 40 aastat. 40 aastat. Juba ma küsin su käest, mis on 40 aasta õnneliku abielu saladus? Kui sa niimoodi küsid, siis esimene sõna, mis mul meelde tuleb, on truudus. 2 inimest, kes tahavad koos käia, peavad olema enam-vähem ühte meelt. Neil peavad olema põhiväärtused samad.
Ja teiseks ei ole mõeldav see, et täna ma luban sinuga koos olla, aga eks edaspidi siis vaatan, kui keegi ilusam ja parem silma ette jääb, siis lähen hoopis temaga. See on minu meelest või meie abielus, see on välistatud. Niisugust asja ei saa olla. Kui me kuulume kokku, siis oleme koos, õpime üksteisega arvestama, üksteise vajadusi hindama. Ja muidugi põhiväärtused peavad samad olema, sest kui need ei ole samad, siis tekivad konfliktid, millega on raske üldse toime tulla. Sina tahad minna spordivõistlustele, mina tahan minna kirikusse, üks peab siis järele andma või siis ongi nii, et üks läheb sinna, teine läheb tänna ja teeb kuidagi, mis ta siis teeb, et õnneliku abielu saladus on siis ma ei julgeks öelda usk Jumalasse, kuigi see ka alati ei garanteeri, on ka usklikke, kelle abielud lähevad lõhki. Ja sel puhul siis see usk, ta jääb kuidagi poolikuks või millegi poolest õõnsaks, nii et ikkagi see trõudus, see üksteisega arvestamine, üksteise vajadustega arvestamine ja nende täitmine, üksteisega kohanemine võib-olla võiks lihtsalt ütelda. Et see võiks olla minu meelest need asjad võiks olla minu meelest niisugused põhilised asjad, millest tuleb lähtuda. Kas teil on olnud abielus raskeid hetki? Mitte üksteisega. Et mitte selles mõttes, et kas ma nüüd saan sinuga jätkata või ei saa või peaks me lahku minema või selliseid ei ole olnud. No sa ennem ütlesid, et olete otsustanud truuks jääda, siis sellised hetked on nagu välistatud, aga kuidas te lähete nagu rasketest hetkedest läbi? Mis teid kannab? Mis on see, mis teid nagu edasi viib sellest hetkest? Üsna lihtne on ju alla anda, aga samas sa juba ka mainisid, et kui te olete otsustanud truuks jääda, siis see on kindlasti üks asi, mis teid on viinud sealt rasketest hetkedest läbi. No need rasked hetked, mis on, need on võib-olla rohkem seotud teatud oludega või asjadega või koguduse tööga või mõne inimesega või muud selle sarnast, aga et omavahel oleks olnud midagi niisugust rasket, mille puhul nüüd pöördu Jumala poole, et saaks seda abi, mul ei meenugi. Et ikkagi põhiasjades me oleme koos, tegutseme koos, toetame üksteist, isegi kui mingisugune emotsionaalselt raske hetk tuleb, see ei ole mingi põhimõtteline küsimus. Selge. Aitäh sulle selle hetke jagamise eest. Üks asi, mille puhul ma olen sind, Aare, imetlenud, on see, et sa oled alati panustanud noortesse. Pastoraadist, millest sa ka korraks mainisid, nii palju kui mina tean, alati Tallinna linnas oli teada, et teie juures käivad noored koos, teil kuidagi hinnatakse noori, teil on nagu selline, noored saavad nagu tiivad teie juures. Kas see on su teadlik valik olnud või on see kuidagi kujunenud nii? Et sa panustad, minu teada vähemalt sa oled panustanud noortesse väga palju. Jah, ma ei oska päriselt öeldagi. Ma ei ole niisugune, omast arust, ma ei ole niisugune hea organisaator, kes oskab kõiki tööle panna, tegutsema panna. Aga kui tahetakse koos olla ja kas või koguduse laagrid, mis me oleme kunagi korraldanud ja ettevõtmised ja muidugi noored on sinna oodatud ja tunnustatud ka. Aga selge on see, et kui me noortega ei tegele, siis nad lähevad lihtsalt kaduma, sest see maailm ahvatleb igasuguste petlikude asjadega ikkagi kohutavalt tegelikult. Ei pea minema isegi suurte pattudeni, algab juba sellest, et kuhu meie aeg kaob. Kui palju me vaatame ekraani, kui palju me tegeleme vaimulikude asjadega. Ja siis üldse, millega me oma elu täidame tegelikult. Et selles suhtes peab noortega tegelema loomulikult. Näiteks oma abielus on täpselt samamoodi, sa pead oma lastega tegelema, neile midagi õpetama, neid kuskil suunama või innustama või julgustama. See on lihtsalt üks elu osa, ma ei oskagi öelda, et see oleks mingi eriprogramm, et nüüd teeme noortega nii või naa. Kas sul on laste kasvatamiseks mõni hea nipp, mida meie noor televaataja võiks sellest saatest kõrva taha panna? Mulle on jäänud meelde selline ütlemine, et lapsed ei võta õppust mitte sellest, mida me räägime, vaid sellest, kuidas me elame. Ja mina ise ei ole saanud mingit ranget kristlikku kasvatust kodus, kuigi usk Jumalasse oli meil väga normaalne asi, aga selles ehk asi ongi, et see oli väga normaalne asi. Ja me ei ole oma lastele ka seda niimoodi peale surunud, et mis kõik peab olema, aga nad on tulnud kaasa, nad on läinud kaasa, nad tegutsevad sellega kaasa.
mõnikord võib-olla mitte päris nii, nagu meie vanematega ootaks või kiriku liikmetena, et tehke nüüd seda või toda, nad võivad teha midagi muud. Aga ühesõnaga loomulik elu on see, mis edasi läheb ja loomulikku ka kristlikku elu tahaks soovitada ükskõik, oled sa noor või oled sa vanem või oled sa juba päris vana või võta loomulikult seda, mis sa oled ja Jumal hindab loomulikust isegi siis, kui see on alles segaduses. Jeesus mõistis hukka neid, kes näitasid vaimulikku nägu, aga tegelikult ei olnud nii väga vaimulikud, ütleme siis pehmelt. Aga kui keegi tahab Jumala juurde tulla, ei loe see, mis lähtekoht sul on, vaid loeb see, kas sa tuled või ei tule. Ja Jumal oskab sinuga edasi tegutseda. Aitäh sulle, Aare, jagamast neid mõtteid. Meil on üürike hetk saate lõpuni. Mida sa ütleks televaatajale oma elukogemuse pealt? Üks mõte. Ära pea vaimulikke asju teisejärguliseks või kolmanda, neljanda järguliseks. Terve meie elu juba maa peal ja pluss veel lisaks pärast seda, kui me siit oleme lahkunud, see on seotud Jumalaga nii või naa, kas me seda teadvustame või mitte. Ja seesama Jeesuse soovitus, otsige te leiate, koputage teile avatakse, paluge teile antakse. Järjekord oli küll teine Jeesusel, mis ta ütles, aga see on, ma usun, üks hea üldpõhimõte meie elu jaoks. Et mitte loota, et ehk läheb kuidagi hästi, ehk läheb õnneks see minu elu ka mingisugusel kombel, vaid seda tasub ikkagi teadlikult suunata, teadlikult lasta ka Jumalal juhtida ja õnnistada. Ja siis igaühel on oma tee käia, aga see saab käidud ja isegi kui see tuleb komistades ja kukkudes ja eksides, see viib õiges suunas, kui sa seda soovid. Aitäh sulle. Ma palun, et sa lõpetuseks teeksid palve meie abielude eest. Sinu abielu on näidanud, et kui te jääte truuks ja usaldate Jumalat, siis abielu kestab. Ma palun, et sa teeksid meie abielude eest palve. Hea Isa taevas, me täname sind, et sina oled meid imeliselt loonud, nii mehed kui naised, nii nooremad kui vanemad. Ja me täname sind oma abikaasade eest. Täname ka koos nendega, kellel on probleeme ja raskusi toimetulekuga. Issand, õnnista neid, kingi neile ühesuunalised mõtted ja ühesuunalised igatsused. Koos sinuga minna edasi. Ja palume samuti, et oleks õnnistatud meie lapsed, meie noore sugu. Et me ei laseks neil minna lihtsalt kaduma, vaid et me suunaks neid oma eeskujuga heas ja õiges suunas. Issand, ole sina meie kartus, ole sina meie jõud. Juhata sina meie teed oma valgusega. Jeesuse nimel. Aamen. Aitäh, Aare, sulle nende mõtete eest, mida sa meiega jagasid ja hea televaataja. Aare elu on olnud tunnistus sellest, kui me usaldame oma elu Jumala kätte, siis me võime olla õnnelikud ka elu kõige küpsemas eas. Olge väga hoitud, näeme järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.